kolmikpau kelab sinu mõtetes. Kauri, Martin ja Tess. Nad on need tegelised, kes vajutavad refresh nuppu su peas. Just siis, kui sa otsustasid mitte mõelda. Daamid ja härrad, tere tulemast tagasi kuulama Kolmikpauk podcasti. Tore, et leidsid aega. Mina olen Martin Laasik. Kauri Sõsi. Tess Vaas. Ja täna on Tess purjus. Enam ei ole. Me plaanime kõik olla mingiks hetkeks. Ma olen väsinud. Mina sa lõpetasid joomise. Täna. Kella 4, Näete? 3. Jah. Ja kell on 5:30, nii et sa ei ole veel kaine. No mitte 100%. Kas sa võtsid ikka juua kaasa ka endale või? Mul on üks longero. Väga hea, tee see lahti, palun. Mida sina ainsad? See on perses, et meil mingi gin turbo sinna. Oh my god, mis siis? Tänane episood ei ole alaealistele. Eelmine episood võib-olla oli, aga eelmise episoodi pealkiri oli alaealine tüdruk. Me ei soosi alkoholi joomist. Ei. Absoluutselt ei. Aga täna on Dan Weinbergsi sünnipäev, me peame lihtsalt piisavalt konditsioonis olema. Me ei propageeri joomist, me ei propageeri seda, et te peaks ostma endale Crafty Distillery džinni, me ei, absoluutselt ei. Täpselt, me ainult pooleldi propageerime. Ja tänane saade on toodud teile kohvdžin. Roosa. Et lihtsalt tahtsin öelda, et mul õde kirjutas, et Instagrami mulle, et palju lihtsam oleks kuulata, kui te üksteisele vahele ei räägi. Mis te sellest arvate? Proovime täna siis. Okay. Ma ei ole poolt nagu. Ma ka mitte, ma ei viitsi niimoodi. Lihtsalt eelmisel osal oli, ma kohe alguses tegin päris hea biti enda arust. Ja siis Martin sõitis poole pealt sisse, siis ma mõtlesin, mis bitt sul oli? Kas ma mutel Martini mikri ära? Sorry. Mis bitt sul oli? Ma proovin parandada ennast. Aga mis bitt Kauril oli nagu tere? Ma ei mäleta. Ei, vahet ei ole. Nagu keskel oli maahommik. See oli lihtsalt minu jaoks hea. Nagu kogu su stand-up. Ei, see on see, vaata, et ema ütleb, vaata, et issand, Kauri, sa olid nii tubli lava peal, ma olen juhkes üle, see on umbes sama, aine. Kusjuures mina vaatasin eelmist episoodi iga kord, kui ma midagi naljakat, et siin te kunagi ei naera nagu. Ma olen alati, kes üksi naerab enda asjadele. Miks see nii on? Isn't that concerning? Tough crowd. Näed, iga kord, kui Martin midagi ütleb, siis kohe nagu ja siis ma naeran ise kõige kõvemini. Aga see oli ootamatu, sest ma ei oodanud. Kõik, mis sina ütled, ma juba tean ette. Terviseks paugud. Ma tean su juttu 2 minutit ette, mis sa räägid. Ma tean, et sa hakkad täna rääkima sellest, kui halb elu sul on, et sa kaotasid kõik asjad ära. Tess kaotas kõik. Okei. Süütusega. Seda ei saa ammu enam kaotada. Ei, aga ma kaotasin täna ID-kaardi. Või no tähendab, ma sain täna teada, et mul on ID-kaart kadunud. Mäletate, ma ütlesin, et ma tean, et mul on ID-kaart. Mul on see nagu, et ma kaotan ülitihti asju. Räägi see, ma ei saa aru, kas sa kaotasid rahakotti ära või mis see story on nagu lambist ID-kaart. Viimane kord, kui ma mäletan, ma ID-kaarti kasutasin Tallinna bussijaamas, ma ostsin 2 karpi tupsi. Aine. Siis see oli kaine, jah? See oli mingi, ma ei mäleta isegi millal see oli paar päeva tagasi. Ja tulin koju ja panin enda arust selle kuskile riiulisse. Siis ma teadsin, et see on kuskil kodus, ma teadsin, et see on kuskil kotis. Käisin nagu viimased 2 õhtut ja täna ka terve päeva. Käisin kõik kotid, kõik riiulid, kõik kohad käisin läbi vaata. Mitte kuskil ei ole. Siis ma mõtlen, et okei, see on mingi pekkis kohas. Vaata, alati mingi asi ära kaob, siis see on kuskil pekkis kohas. See viimane koht, kuhu sa vaatad. Ja täpselt. Kapuutsi sees. No täpselt kunagi mul kadus pangakaart mingi lumehange sisse ära, sõbranna leidis üles. Aga nagu ID-kaart, ma olen nii harjunud, et see kadunud on nii sama kadunud, vaata. Lihtsalt nagu, ma ei pane rahakoti sisse, vaata. Ma ei pane midagi rahakoti. Äkki see on nagu õppetund? Ei ole. Me nagu selle nagu rahakott ongi ju. Asju, et su tähtsad asjad on seal nagu see. Ei. Seal on mu 3 Stefani pitsakaarti, aga... Ma tahaks jutuga juba edasi jõuda. Mis mind üllatab on see, et keegi leidis üles selle. Ja 5 menti. 5 menti. Nagu, kui sa mulle ei kirjutanud, mis sul viga on? Nagu... Inimesed teavad, et kui sa viid ID-kaardi menti, see hävitatakse. Ma ei teadnud. Ühesõnaga, long story short,
ment kirjutab mulle täna emaili, teie ID-kaart on leitud, aga see ei ole enam kehtetu, tähendab, ega see ei ole enam kehtiv, sellepärast, et Eesti Vabariigi seaduse järgi punkt C paragrahv C on nagu, kui me leiame üles su ID-kaardi, see on kehtetu. Okei, nice, ühesõnaga, Eesti juhiluba on kuskil fucking Austraalias, on ju. Ei hakka küsima, miks see on Austraalias, ma tean, et see on Austraalias. Mu ID-kaart oli ainus asi, mille peale ma lootsin igal pool kogu aeg. Pass, ma kasutan seda igapäevaselt, on ju. Aga ID-kaart, see on nagu kõige jaoks vajalik, vaata. Okei. Ma hakkan passi ja nüüd ma hakkangi selleks värdjaks, kes käib passiga igal pool. Jah. Vot, see oligi Sa oled lihtsalt minema uue ID-kaardi. Kui sa ma ei inimene... viitsi, see on nii tüütu. Sa lähed lihtsalt sinna podcasse, teed pildid ja ma ei taha internet. blondina teha pilte. Mida vitt? Kõige asi, mida Tessi ütleks 300 palun. Okay. Ma ei tee uut ID-kaardi, sest maile meeldib. Näed, ja ma ütlesin midagi ootamatut ja Kauri, kas sa naersin ju. Ei, sa ei naernud, sa tegid. Mul oli õlle. Ta tegi seda 30 aastas papsi. Aga nagu kui sa leiad Tess-vaasi ID-kaardi, nagu Neveri viiks politseisse. Jaa, ma kirjutaks kohe. Saame kokku kohvikus. Midagi sellist. Okei, võib-olla see oli naine. Tead, mis ma teeks? No ikkagi. Tead, mis ma teeks või? Ei tegeleks. Ma jätaks sinna. Nagu täpselt, kas sa ei kui ma ei tea, kes on Tess-vaas. Ma võtaks mälestuseks. Kunagi kui Tess kuulus on, siis ütlen Tess-vaas. Aga sa ei tea ju teda, sa ei tea, et ta plaanib kuulsaks saada. Nagu mõtle, keegi praegu müüks Eestis Harimati vana ID-kaarti. Tule, kas sa ei ostaks sotiga ära või? Mõtle peaga. Ega ongi. Tess juba sa saad aru, ma sain mingi 2 tundi tagasi teada, et see kadunud on täna ja siis ma sain mingi räme mental breakdowni ja ma mõtlesin, et okei, võib-olla asi on selles, et ma olen vähem maganud, võib-olla asi on selles, et ma olen juba veits joonud, vaata. Võib-olla asi on selles, et ma olen lihtsalt kettas sulle ühe inimese peale, kes fucking ei kirjutanud mulle, vaid viis selle menti. Mis su esimene reaktsioon on? Miks su esimene reaktsioon on viia see menti, kus see hävitatakse? Türa, kui sa näed, et mul veel 5 aastat kehtib see sitt. See pidi olema äkki pensionär. Bussi on. Jaa, 100%. Keegi mures kodanik. Ei no tõenäoliselt, aga kõige naljakam on see, et ma praegu positsioneerin siis minu teine elukoht siis nii-öelda, on bussijaamast mingi 2 minti minna. 2 minti! 2 minti! Okei, ma rohkem ei viitsi seda tema rääkides. Ärme ole närvis. Räägime midagi positiivset. Räägime, jah. Midagi ilusat. Tegelikult ma ei teagi, mis te olete viimased 4 päeva teinud. Me pole üldse suhtlenud. Ei ole. Mis toimub? Mida? Sa oled tööd teinud? Ma arvutis. Ma olen toetust kirjutanud järgmist. Kuradi, oh my god. No. Ma mõtlesin, mul on nagu kirjutanud nagu starditoetust on ettevõttele. Ma mõtlesin, et mul hakkab vaikselt valmis sama vaat. Nipet-näpet veel. Ma mingi 20 lehega. Miks sa AI-ga ei kirjuta? Ei saa. See, kes mu nagu mentor on seal, ta saab pahaseks. Oh no. Miks sa võtad neid mentorid oma? Üliäge. Nagu ma ei saaks muinigi tehtud, kui mul teda ei oleks nagu... Aga... See on nagu mõned mehed võtavad endal raamatupidajad, kes keelavad neil teha nagu maksupetust. See ta nagu pigem ongi see, et ta on nagu just hea asi seal vahel selle jaoks, et ma kindlasti saaks selle rahastuse kätte vaata. Et ta nagu õpetabki mind, kuidas seda asja kirjutada nii, et see päriselt läbi ka läheks. Palju ta raha küsib? Ei küsi, see on ju tasuta arenduskeskuse konsultatsioon. No siis keegi ikkagi maksab talle. Riik. Teie, meie kõik maksame. Aga point oli sellest, mul on mingi 20 lehekülge seda, siis ta näitas mulle nagu ühte head toetust, mis oli 43 lehekülge. Siis ma olin nagu, ei, palun. Noh, ma ei jaksa, ma ei taha. No ilmselgelt ma kasutan nagu AI-d ka, sest ma ei oska enam muud moodi kirjutada. Aga ma ei viitsi. Ma tahaks Kaurile shout-out'i praegu teha, sest ta on ainus, kes kannab kolmikpaugude särk. Nagu ma olen lihtsalt... See on nii nunno. Ja, ma tahan öelda, et ma olen lihtsalt patrioot, aga teate mis või? See oli viimane puhas särk minu kapis. Arvat oli. No Tessil on üldse nagu vale märts selles.
kas meil on sponsor? Ei ole. kuule, üldse oma rahadega ostame siin. Teab, mis on mina mäletan, ma olen vana inimene, aga ma mäletan, et me ühes episoodis ütlesime, et kes kirjutab esimesena kommentaari, saab selle pusa endale, Comic-Pagu pusa. Ja siis üks kirjutas sinna esimene, aga ta ei saanud pusa. Mis teema sellega on? Kas meil see pusa on üldse alles või? On ikka. Kas me olime kainid, kui me selle lubaduse tegime? Ma ei tea, ma ei mäleta. Aga mitte. Aga äkki peaks selle pusa talle siis andma või ta ei ole pretensiooni esitanud? No selles suhtes, et kui see kuulaja, teeme siukse diili, kui see kuulaja või vaata, kas ta oli YouTube'is või? YouTube'is, jah. Kui see vaataja, meie meie fänn, et kui sa ikka veel kuulad ja vaatad ja sa uuesti kirjutad esimene või kirjutad lihtsalt, et sa kuulad, sa oled siin. Sa võid kirjutada, et saadad pilt, see olin mina, palu minu pusa. Ja siis me saadame sulle selle pusa. Seda on meie kõik liikmed korra kandnud. Tegelikult teeme hoopis nii, et kui sa oled tõeline fänn, Martinile ajame selge selle. Siis järgmine kolmapäev 13. mai me salvestame ja peale seda lähme ükskõike Maikile. Tule ükskõike Maikile, seal saad pusa. Pärast ta elab Tallinnas, mis sa siis teed? Siis tuled Tallinnasse. Eesti on pisike. Me ka ei ela Tallinnas. Sa saad aru, et ta nagu saab selle 2 päeva enne teada ja see on juhul, kui ta vaatab seda episoodi. Vaatab ikka. Kus ta pääseb? Paneme juhul kriteeriumid enda fännile. Okei. No kui sa olid esimene, siis kõigepealt saada meile screenshot. Nii, teiseks, kui sa tahad seda pusa kätte saada, siis tule ise Tallinnasse Maigile. Ja kõige viimaseks sa maksad kõigile meile 3000 € selle pusa. Täpselt. Need on kriteeriumid, kus sa tahad pusa kätte. Üsna nuussi-kuussi kriteeriumid näiteks, aga nagu, tehtav kõigi jaoks. Jaa, on küll tegelikult. Ma liiguks ruttu sellelt teemalt edasi, mina 4 päeva midagi teinud, aga meil on sitaks kuulaja küsimusi. Ja ma tahtsin... Las Kauri räägib ka, mis ta tegi, ta küsis, aga me ei küsinud vastu. Just põllu peal külvasin. Keda see huvitab? Kas sa läksid Mikile guest-spotega tegema? Ei läinud. Ei viitsinud, ei jaksanud. Ei olnud juttu sellest rohkem. Aga mul läks hinge see, vaata meil on kommentaarid ka edes, kui sa oled näinud YouTube'is. 3 tükki vist, Milline episood? Ja nagu ikka meie kuulajad on millegipärast vanad mehed, aga mul läks väga hinge, ütles, et üle 40 aasta vana, kuidagi suhestun teie 3-ga. Kompliment või solvang, igaühe enda peas kinni. Mulle meeldib eriti see teie suhte dünaamika. Pange edasi. See suhte dünaamika, ta mõtles, vaata osadele meeldib, kui me karjume Tessiga üksteise peale, osadele ei meeldi. No, kui sa nüüd selle kommentaari teema peal olid, siis ma nagu avastasin, meile kommenteeritakse, ma ju varem ei ole vaadanud. See viimane video või? Ei ole varem vaadanud YouTube'is, ma vaatasin kõik meie kommentaarid läbi, nagu videod, siis ma hakkasin mõtlema, et Kongshow video on ka üleval, et ma lähen vaatan Kongshow kommentaare ka. Ja siin ma ütlen kõikidele kuulajad, et te peate nagu step upima nagu oma game'i korralikult, sest ma ei näinud mitte ühtegi kommentaari seal. Mitte ühtegi kommentaari. Et tegelikult oleks pidanud see peapaelaga poiss võitma. Et ma ei näinud mitte ühtegi. Et nagu, oleme iga päev paremad inimesed. Muidu kõik on alati nagu Rivo! Saame paremaks, ja nagu kuskil toanurgas võiks olla see üks vaikne inimene, kes karjub ka nagu Martin. Et nagu Martin, lihtsalt... kuigi ma olen väga sinu poolt kogu aeg ja sa oled väga hea sõber ja mulle meeldib, kui sul hästi läheb. Aga mul oli hea meel, et Rivo võitis, mitte sina. Sest sa oleks liiga ära tõusnud. Mina ei ole. Ja siis me ei oleks saanud, lihtsalt sa nagu... Ma olen väga oleks ülbeks läinud ja vaatan meile ülevalt alla lihtsalt, et Ma vaatan niikuinii ülevalt alla, ma olen sust 3 meetrit pikem. Ma ikka aplodeerisin Martinile. Mida? Ma ikka aplodeerisin, kui see vaata see hääletus. Meil kõigil on omad traumad sellega. Ma nägin 3 päeva Rivoones. Rivo! Ja seda litsi, kes Rivo! Ma olin ka seal, türa. Aga Rivo pidi ära võitma ja nüüd ta ei saa rohkem Kongshow'l osaleda. Nagu. Jah, siis tuleb Janar ja sa ei kujuta ette eelmise Kongshow'l, kui löödud ta oli, et ta mingi minuti peal välja hääletati. Päriselt või? Ta oli nagu nii masendus, et ta nagu jõi terve öö nagu Tallinnas. Kõlab tuttavalt või? Kõlab nagu keegi, kes ka Kongshow'st oli nii puudutatud. Ta läks lihtsalt bussi magama. Ei, ta ei läinud magama, ta läks Tallinnast ära. Läks minema. Kauri ütleb, et ja, ma toon jooki juurde. 3 pool tundi hiljem, kus Kauri, kus sa oled? Siis ma teadsin, et hakata, et Kauri ära mine.
mul ei olnud tuju enam, noh. Tuju läinud. Ma ei saanud ka jääda muidugi. Pole mõtet sita tujuga pidutseda. See on kõige mõtetum asi. Seda küll, ja see on nagu seal selles pohmellipäevas, kui Kristin Jõekalda käis külas, siis Jõekalda ütles ka, et jooma peab rõõmust, mitte kurbusest. Just. Siis ma juba keerasin pekkidena. Et kõige parem on siis, kui sa nii-öelda jood rõõmust, siis on kõigil tore. Aga mul on ikka tore. Kellelgi ei meeldi seltskonnas see tüüp, kes joob üle ja siis hakkab nutma kõige õla peal. Mida ma olen ka teinud. Selles mõttes, et Tess võiks kogu aeg juua. Ta nagu purjus Tess on kõige parem Tess. Et mind ajaski närvi see, kui me olime nädal tagasi peale mere show'd olime mökus, eks ole. Ja siis tuli sul see põhikooli poiss ka sinna. Ja siis Tess oli, täiesti irdunud kõigist. Ta üldse ei teadnud, kas me üldse oleme enam mökus, sest et ta nagu ainult pani selle poisiga tatti. Ta oli nii kiivad. Ei pannud tatti. Jalad olid süles ja mingi Ei olnud, mida sa ajad? Sa leiutad asju juurde. Võta mind. Aga samas meil oli nagu väga tore õhtu tegelikult. Meil oli üli huvitav. Me läksime, jah. Meil oli väga huvitav tõesti. See mökust läksime ära sinna meie apartmenti. Mis kell te läksite? Enne 2 veits. Mökku pandi kinni. Ja siis sinu see Prants tuli meiega ka juttu rääkima sinna kaasa. Me olime mingi kella 5-ni, rääkisime juttu ja... Kella 5-ni ma läksin mingi 3:30 magama. Ei läinud nii vara. Mingi... Ühesõnaga me olime mingi pool tundi äkki rääkisime veel. Ja siis ta nagu saatsin ta ära. Minu selles mõttes ta nagu läks ära. Mulle meeldis see, et Eleri ütles, et need läksid ära, vaata. Need 2 venda, vaata, läksid ära. Ja siis me oleme alla korrusele. Ja siis sellest 2 oli ainult 1 ära läinud. Ja see ei olnud isegi see, kes oli ära läinud. Eleri ajas lihtsalt täis sita, vaata. Pidime koolitulistega ühes lauas istuma. Kauri saab teisipäeval väga vease voice message'i. Täiesti pekkis. Ei, ma nagu... No siis esmaspäeval veel vaata. Vaata, me tulime selle mehe kutiga, tulime alla vaata. Ma tulin peale Kaurit ja siis Kauri oli täpselt nagu näoga vaata selle diivani peale. Kuule, tegelikult me räägime nii segas, et me ise teame, mis toimus. Jaa, see on nii pohhoi. Ei kuuled, ei saa sittagi aru, mis me tegime. See on nii pohhoi, me olime mökus. Nagu teen kiirülevaate. Me läksime mökusse jooma. Peale merekultuurikeskus. Mina ütlesin, et lähme võtame sükse laua, kus koolitulistajat ei ole, sest mina ei taha temaga ühes lauas istuda, mul ei tekib jotuju siis. Eks ole? Ja siis läksime sinna ja kõik on ühes lauas. Väga tore. Mina lähen ülesse, võtan oma laua. Ja siis õnneks Emma tuli ka sinna, onju. Emma ei taha ka koolitulistega ühes lauas olla, mõtlesin, et Emmaga lähme ülesse. Räägime juttu. Kutsusid mind ja ka. Ja sina tulid ka, jah. Kui oma põhikooli poisiga. U16. Jah, tegelikult väga tore poiss on see sinu poiss. Ja siis me olime seal üleval, rääkisime. Ja tahaks juba nime pidi kutsuda. Sa pidid lühi kokku võtta. Jaa, okei. Siis tuli... Vittu, nüüd me oleme jälle jalgpalli juures nagu. Martin tuli ka ülesse. Meil oli kõik nii lõbus, eks ole. Tohutult lõbus, jõime, möllasime. Siis tuli Eleri üles, ütles, koolitujust ja läks ära, tulge alla tagasi. Nii, läksime alla tagasi ja vaatasime, ei läinud, meid skämmiti lihtsalt. Ei, see oli ainus vend, kes ei läinud ära tollest pundist. Ja siis me lihtsalt pool tundi lihtsalt olime seal. Ja siis läks ära. Mulle meeldis, kui Ott Sepp tegi seda sketši seal Tujurikkujas, mulle meeldis, kui see koolitulistaja ja see U16 jalgpallur kohtusid, mul oli nii imelik olla. Nad olid nagu ja siis see on nii naljakas kummagi nimes. Tegelikult nagu see Eleri sõber, kes ka ratastoolis on, ülifun tüüp, istud diivani maha ja siis ütleb, Martine, ma olen nagu, mis on? Antsu teed, ma olen nagu, et ei tee. Siis ta nagu, miks sa nagu ninaga niimoodi teed, miks sa nina pühid kogu aeg, ma olen nagu, et ma olin nohus just, sorry. Raudselt teed antsu. Nii paljud arvavad, et sa teed midagi, kõik arvavad millega pärast, et sa teed mingeid aineid. Ei, no see on lihtsalt vaimne häire, mitte ained. Martin on tõesti raske. Kus me pidime sellest mökku asjast edasi minema üldse? Ma ei mäleta. Tegelikult võtame, kas me... Mina tahtsin öelda. Ärge segage vahele. Ja türa teist ära sega vahele nüüd. Kauri, räägi! Ma tahtsin öelda,
et Tess oli enne selle U16 jalgpalluriga kohtumist. Ta oli nii lõbus jah , ja nüüd tegelikult ta on täiesti kadunud. ma Ta ei ei ole- olnud . ta oli full diivani peal , lihtsalt vahtis sinna ukse peale . ta oli nagu kiire . lihtsalt kael jäi kangi. ei olnud viimane , kui ma käisin mökus kolmekesti , meil oli nii lõbus . no mul oli siis kui Uudo Sepp oli , meil oli nii lõbus . Uudo Sepaga panime jooki ja jah , ja Siis nüüd Martinit ei Tess olnud. on lihtsalt jalad mingi poisis üles . ei olnud Lihtsalt jala pannud tatti poisis kogu üles , me ei pannud tatti kogu aeg . me see rääkisime , on see , mida ma nägin . see sinu mälu ma ei usalda enam . ei , see ei olnud nii hull tegelikult , see oli see , et ma vaatasin küll tõepoolest ukse poole vahepeal , vabandust . ja aga pärast ma olin ikkagi seltskonnas , minu peamine probleem ei olnud see nagu , et või noh , mul otseselt ei olnudki probleemi , ma nagu ei keskendunud ainult temale , ma tahtsin seda , et te saaks kõik omavahel läbi vaata ja siis ma jälgisin kõiki kogu aeg . nagu siis , kui sina ja ma läksid jooke võtma , siis kas ma me räägime nüüd nimepidi või ? me räägime sa juba ise mainisid ema nime . davai . nii , Martin , mina ja U16 jäime kolmekesi vaata ja siis ma tahtsin , et Martin ka veits suu lahti teeks , et Martin on vahepeal Jaa, vaata Martin niimoodi , nii et tujust ära. ta jääb ja sa ütled , et mina olen kuidagi omaette ja ei ole lõbus . Martin oli jumala nagu , mul läks ikka veits kruttimist , et ma saaks ta lahti . siis mul oli peamine see , et U16 ja Martin saaksid läbi vaata omavahel vaata . ja siis nagu ma keskendusin sellele , aga ma tahtsin , et nagu tema U16 ka ei jääks välja sellest nagu . sa ei saa , ei , ma ütlen sulle ühte asja kohe ära . Jaa. nagu see , kui sa tahad , et sinu inimene tahaks saada mingi teise inimesega läbi , siis nagu sa teed alguses nad tuttavaks , aga sealt nad peavad ise hakkama saama . aga kui ma olen ise samas seltskonnas kogu ei no aeg . seda küll jaa , aga just see , et sa nüüd pead tohutult mingi ei nagu jaa , aga ma lihtsalt , ma räägin , et see oli nagu minu peamine murekoht , vaata . ja üldse nagu see mure , et keegi peab kellelegi meeldima nagu jumala eest . ei nagu ma tean , et ta Noh. meeldib teile . sest nagu sina oled see , kes teda kepib , mitte meie . põhiline on see , et ta sulle meeldib nagu ja see ongi kõik tegelikult . jah , kuigi meie Martin tahaks ka keppida teda , aga me hoiame . ma Yes, mõtlesin , me ta oleme nii on. eksklusiivsed nagu . mida tähendab ? Te ei tahagi kolmandat endale või ? muidugi tahame . veidi nooremat . oota , ei oota . Martin , vana sa oled ? ta on vanem minust . saategi keskmise endale ju . nagu vanuse poolest , ma ei tea , pikkuse poolest ka vist . ma ikkagi valin , kus mu Okei, riist käib . väga mul on lahe. ka vaja harjuda natukene . okei , mis me täna rääkida tahtsime ? me tahtsime ikkagi , meil oli Aa, kuulaja see- küsimused . kas me see räägime me- merekultuuri jaa, ma tahtsin keskust seda ka ? meie grande finaale , mis ei olnud nii grande , kui me lootsime , aga tegelikult ta oli finaal . üsna hea . ei , kõik , kes te tulite , mega suur aitäh teile , ülimõnus õhkond oli , väga tore , inimesed naersid väga , kõik , kes ostsid pileti , ostsid sinna ettepoole ilusasti onju , Jaa. väga nagu see , no see oli nagu reality check ka meil onju , et kuigi meil see tuur on väga hästi läinud , siis pilet , isegi väikse piletiga Tallinnas on nagu väga raske müüa . väga raske . aga kõik , kes te kohe tulite , tõesti suur nagu siiras tänu teile ja suur väga lõbu , kummardus . väga lõbus ja õhtu oli . mina tahaks veel öelda , et ülejäänud , kes kohale ei tulnud , käige perse . ja me ei tee enam Tallinnas ühtegi show'd . tule , me lõpetame stand-up'i ära , aitab ma ei läbi . tee enam stand-up'i , ma mõtlen üldse , kas ma tulen järgmine nädal show dele või mitte . kui te koolis tulistan ka veel , siis ma ei tule ühelegi show'le . okei ? Davai . mis nüüd kuulaja küsimused meil olid siis täna ? naeru . see oli ka Kaurim . piinlik naer on ka naer . okei , sorry . Martin , miks sa nii veider oled ? ma ei tea , tal oli pikk . ma otsin seda lainet . kuidas sul ma ka naisega läheb ? otsin . mul on see väga hästi . veel paremini kui enne või ? kogu aeg läheb hästi . oota , mis see tähendab ? vahest on ikka parem ja vahest halvem . ei , seda muidugi , kindlasti . mille üle te tülitsete üldse ? peamiselt vist võib-olla selle peale , et kuna mul on see stand-up ja Distilleri koos , et siis vahest jääb nagu vähe aega üksteise jaoks nii-öelda . tuttav tunne . aga selles suhtes on siuke läbirääkimise asi ainult onju . et nii-öelda , ta ei ole nagu see , ma kujutan ette , kui ma Tessiga koos oleks ja sama asju teeks , siis oi jumal . U16 on pisim kui mina . Mhm. Need tulevad sellest vaikselt . juba .
ja te olete olnud 2 nädalat ja 3 päeva koos. Kõva. aga okei, ma tahaks täpsemalt küsida, kauem. kuidas see on siis see vaidlus teil, et sina ütled, et ma lähen jällegi podcast'i salvestama Tessi ja Kauriga ja siis meil on Tänni Ei, sünnipäev mitte ja seda. siis tema ütleb, et Mul on pigem, mul See võiks on olla. nagu see probleem, ma vahest ei arvesta temaga, ehk siis mul on mingid oma plaanid oma peas, mille Jaa. järgi mina käin, aga ma nagu tihti unustan nagu teda nagu kaasata sellesse, et mis Jaa. nagu siin nagu toimub, et kus ma mis päev olen ja siis ma ütlen talle liiga hilja. Mis on tegelikult nagu väga aus asi, mille peal pahane olla ja ma nagu üritan seda endas parandada, et siuke meeskonnamängija olla nii-öelda. Ma ei ole praegusel hetkel, ma ei ole otseselt paha tema peale, aga ma olen kurb, et meil on nii vähe aega, mis me saame koos võtta. oota, meil Meil jah, Aa. 16. minu meelest meie oleme kuidagi vähe aega koos. No aga me oleme ka teiega vähe aega koos võtnud. ma arvan, et see on hea, sest meil sai tuur läbi just nagu. No jaa, me saame puhata, nagu mul Chillime kusjuures mul on peale seda nagu siuke tunne, et ma ei oska mitte sittagi eluga peale hakata, nagu sa peadki nüüd open mic'idel käima, uut materjali katsetama. Ma tahtsin ikkagi rohkem, lähete teemast jälle välja. Ma tahan ikkagi rohkem teada, kuidas nad vaidlevad oma naisega. Jaa, sorry, õigus. Noh, sa räägid üldiselt, Aga see on räägi kõik nagu ju. konkreetselt. Meil ei ole nagu siukest verist nagu Ei ole või? karjumine, ei ole. No meil ka ei ole. Meil on nagu, te ole rahune maha, onju. Teate, noh, kui selles suhtes, kui me arvestades seda, mis tüüpi inimene ma olen, mul peaks juba ammu mingi küüned sees teie olema, olete praegu vaata. lasteaias ja me oleme ülikoolis. Nii okei, mis see tähendab? Ma räägin, et ma tavaliselt tülitsen nendega mingi 2 nädalaga ka. Lapsed. Ma ei tülitsin naisega aasta aega alla. Ma olen Tülitsen oma Martiniga ka eks-naisega rohkem. 15 aastat juba koos. Nii, Okei, täna, jah. mida te tahate? See on elu ülikool juba nagu. Kuidas võib-olla 3 päeva rääkinud, kes, kus, mis ajal on nagu, jah, me saame väga hästi läbi, keegi ei küsi mitte midagi. Aga sinuga vist tundubki see, et sinuga ei saa väga nagu kaelas rippuda, kui sul on vaja seda oma nagu pusserdamisaega. Ja selleks, et keegi üldse teaks, kus ma olen, siis ma panin selle äpi, selle 360 life. Ja ma tean seda, ma kasutasin Koreast. Ta saab siis ise vaata, kus ma olen, vaata. Ta ei pea küsima. Mul hakkab rõve, kui keegi teab, kus ma olen. Mulle ei meeldi see. See on nagu meil ei ole seda. Ma saan sinu asjast aru ja sa sellist ei suhtle inimestega. Aga osad on ju, osad nagu Tessi-sugused pihvid, on ju. Okei, see ei nali, võib-olla. Aga ongi just see, et pihvid tahavad tegelikult see on kahtepidi, mehed on samasugused osad. Okei, me ei hakka siin soolist stereotüüpi tekitama, aga räägi nüüd, mida sa türa vabandad kogu aeg? Me ei hakka. Türa! Ära sega vahele! Räägi otse, mida sa kogu aeg vabandad. Ma ei taha mingit nagu teemat tõmmata. Vahet ei ole. Sa räägid praegu... ma ei taha kellegi kohta midagi halvasti öelda ja ma ei taha mingeid asju, ma ei taha. Ma ei taha, et mul on nagu, ma jõuan Tallinnasse, tulen rongi pealt maha, mul on mingi 3 lillapeaga litsi vastast ja sa ütlesid nii. Ma rahuleme maha. Meid ei kuul, vaata, kui või kõhna ma olen, ma saan lõuga tere. Meid kuulab ainult 40-aastased hetero vanamehed, mida sa põhed? Aga nemad kannatavad kõike. Statistika ei valeta. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et on inimtüübid, kes on väga kontrollivad. Jaa, mul oli. Mehed ja naised, kes ongi see, et nad laevadki sulle see läbi, et mina pean nüüd kogu aeg nägema, kus sa oled. Ma kirjutan sulle, et oota, tavaliselt sa oled see kell nagu seal, miks sa seal ei ole praegu või nagu miks sa tööd kodus juba, mis sa seal teed, see mulle ei meeldi. Jaa, see on fucked up. Ja üldse, ma ei tea, minu arust suhe tundub tervisega, kui sul ei ole vaja seda fucking kepsu üksteisele peale panna. Mitte, et ma teeks mingis shady businessid kogu aeg. Lihtsalt nagu... Usaldus on suhte alus. Jah. Kas sa usaldad oma eks-naist? Muidugi. Lihtsalt mul on see, et mul on täitsa savi. Nagu mul on tähtis see, et vaata siis, kus ma olen. Aga palun ära küsi, sest ma ei viitsi kogu aeg vastata, mida ma teen. Sest ma ei tea ise ka, mida ma järgmine tund teen. Nagu, ma ei tea homse päeva plaani. Sellega oli ju tegelikult päris hea story, miks sul see äpp on ja see ei ole su naise pärast. See ei ole jah. Seda ma ei olegi rääkinud siin.
mida sa naerad? ei, Kas sa mäletad kõiki mu haigeid story'si? ei, siis me olime seal saunas Pärnus, vaata. Nojah, see seletab, miks ma ei tea. Siis ma ei mäleta, mis see naisterahva nimi oli. Ma ei tea, keda sa mõtled. No see... Sa mõtled Kertut või? Ei, tema ema. Merlini, jah. Yeah. On ju? Jah. Väga äge naine. See oli täpselt... Seal saavad kõik ette taha, kõrvale maha reis. Seal ei ole mingit ütlemist. See kõlas nagu mingi litsi reklaam. Ei, mitte nagu ta on käreda ütlemisega. Mis iganes ütled, sa oled nagu, ta on boss. Okei, räägi see story. Ühesõnaga, 2 aastat tagasi juhtus sükke asi, et käisime motohooaja avamisel ja siis juhtus nii. Meie jõime rahulikult õlut, aga siis üks sõber hakkas seal tegema välja, et ma teen välja tequila shotte hakkame nüüd tegema ja siis muidugi tequila shot ja siis õlut peale ja siis ma teen veel tequila shotte jälle ja siis vaata hakkab sees nagu keerama, hakkab pähe ka ja siis ühesõnaga mina väsisin ära, ma istusin samasse diivani peale pikali, mingi motomeeste õue oli seal, viskasin pikali, et ma siis natuke puhkan ja siis tuli turvamees ja ütles, et siin ei magata, viskas mu välja sealt vaata ja esimest korda elus visati mind kuskilt välja, sellepärast ma olen liiga purjus. See oli nagu väga ilus viis, kuidas öelda, et sa lihtsalt magasid mälus peaaegu kraavis nagu. Ei. Ma tegi väikse uinaku kraavi, siis visati välja. Sõber ütles, et kuule, et ühesõnaga tellime takso, lähme koju ja ütles, et ai, ma ei lähe kuskile koju, vaata, et ma lähen siit Wunderbaari. Ja teist pole jõge, on ju. Ma olen Wunderbaari, seal on pidu ju, vaata, ma panen edasi jooki. Aga mingi hetk, ma ei tea miks, mul hakkas miski asi nagu nii jõhkralt kikkima, et ma hakkasin kõndima Wunderbaari poole, aga mul nagu kadus veits nagu pilt ära. See oli see enda maa. Siis ma ei saanud aru enam, ühesõnaga ei mäleta täpselt, kuidas ma kuhu sattusin, aga ühel hetkel kuskil korteri ukse ees ärkasin, mind äratati. Tere, noormees, kas teiega on kõik korras? Vaatasin, okseloik on kõrval. Fuck, miks ma räägin seda lugu praegu? Türa sul joppas, et sa fucking ära ei lämba. Jaa, okseloik, ma olin tõesti nagu kükake nagu. Issand, kus ma vaatasin, tunnen ära. See oli kusjuures täpselt, kus mu vanaema on juba mingi 10 aastat surnud, aga mu vanaema elas seal korteris. Ja ma läksin kuidagi alateadlikult oma vanaema ukse taha nagu. Sest see oli vist nagu, mul oli nagu see lihas mälus. Ja siis ühesõnaga see mees ütles, et tere, et kas ma kutsun äkki politsei, et te olete nagu nii nagu, te ei tea ise ka, kus te olete. Ma ütlesin, et ei, ma tean väga hästi, kus ma olen ja siis vaatasin, takso on teist pool teed. Läksin taksosse, ütlesin, et viige mind, ma teadsin, et sõbra talu on ja et viige mind sinna ära. Kusjuures küsis ainult kümpa, vaata. Issand juba, kümpa eest saab koju kuskile maale, vaata. Ja viskas mind ära ja kõik lõppes õnnelikult, aga peale seda oligi see, et panime selle äppi, sest et ma vahest võin kaduma minna. Nii nagu inimesed olid mures. Nagu ja sellepärast. Ma ei ole seda ühelegi teisele tuttavale rääkinud, nii et tore, kui kõik nüüd kuulavad, aga vahet ei ole, mis mul varjata. Juhtus nii ja ära räägi mulle vahele. Ja ma väga vabandan kõikide ees. Okei, räägi. Ei, mul on story time, aga mitte enda story time, et sõbranna story time. Ja alati on sõbranna tegime. Ei, ongi kusjuures sõbranna oma, aga see on nii perse story. See on nagu, ma arvan, et teil jääb karp lahti, ühesõnaga ta läks Võrru, on ju, teise sõbranna juurde, Võru linna siis, on ju. Ja siis nad jõid seal, kellegi sünnipäev oli, panid hullu, värgid-särgid ja keset ööd tuleb tal lambist tahtmine, et ta tahab Tallinnasse ära tulla, sellepärast et teine sõbranna hakkas keboma ühte mingit meest, vaata, ja väike korter, ta tahab ära, vaata, sa ei saa magada, vaata, kui nad kebovad kuskil ainsa nagu selle diivani peal, mis iganes, kus sa peaksid magama, on ju. Siis ta pani oma asjad kokku, hakkas vastuma öösel, mingi kell 1 või midagi. Oota, kus kohas? Võrus. Võru linnas siis. Mingi bussijaama lähedal suht. Ja siis ta kõndis lihtsalt. Kõndis, täiesti kott pimedas. See oli mingi 6 aega tagasi. Kõndis, oli kuskil täiesti pära perses, ta ei näinud, kus ta on, ja siis ta kuulis mingid neid, vaata need tuulekellad, mis on, Need mingi nende järgi läks kuhugi
sisse, pärast tuli välja, et see on mingi täiesti lambine keset tühermaad, ta oli 5 kilomeetrit vist kõndinud, kuskil Võrumaal mingisugune saun. Ta oli kellegi saunas maganud. Magas saunas ära, laadis oma telo täis ja siis oli kõndinud veel mingi 7 kilomeetrit, oli mingi Põlva bussi peale läinud, see oli mingi Põlvast kuskile Võrru läinud või Tartu läinud ja siis Tartust oli Tallinnasse tulnud. Ja siis me saime kokku ja siis ta oli täiesti täis. Või nagu ta ei olnud täiesti täis, aga täiesti magamata. Nagu, aga magas ja kellegi teise saunas. Aga tegi ilusti aseme ära ja selles suhtes, et mind nagu, kui ma seda nagu story't kuulsin, siis mul jäi nagu karp lahti ja ma mõtlesin, et esiteks, mis turvasüsteemid Võrumaal on, et nagu keegi ei avasta inimest, et ta magab nende saunamajas. See on saun keset tühermaad. Jaa, aga nagu... Seal on nagu luud ukse ees, et ära tule. Seal on mingi nagu elumaja ja siis on saunamaja ja nagu... Mõtle Kauri, kui sul oleks saunamaja seal toril, vaata. No tegelikult ongi. No jaa, aga ütleme, et keegi magab seal. No keegi võib vabalt magada ja ma ei saa isegi aru, et ta on sul maganud, nii et... Õige ju. Eesti on ikka nii külalislahke. Ei, aga samas muidugi, kui sul on vaja magada, miks mitte? Nagu kui sa kellegi maal satub mingi saunamajja magama ja järelikult sul on väga vaja. Ei, kui Kauri näeb, et mingi Pihv magab ta diivani peal saunas, ta läheb nagu paneb talle padja peale, teki peale. Ja hommikul toon omletiga ära. Paneb kolmikpauk podcasti kõrvaarde mängima ja nagu hommikul jääb annab süüa. kleepsega. Ja siis pärast viskab kuju ära. Ja siis nad saavad, paar kuud hiljem saavad Tallinnas kokku, lähevad jooma ja siis ta teeb talle ja ta uuele peikale jooka välja. Ma mõtlesin lapse. See kõlab kellega Kauri loor. Ei, ma olen muutunud mees. Sa enam ei tee võõrastele jooka välja. Eelmine nädal, kui me mögus käisime, ma ei tee mitte ühtegi jooki mitte kellelegi välja. Mulle tegelikult tegid selle, mis me kaasa võtsime. Ei, no sa jõid lihtsalt minu joogi ära, see ei ole välja tegema. Ja siis andsid mulle palun võtta. Õigus. Mul ei olnud vaja. Eleri võttis mult ühe džinni käest ära, lihtsalt. Sellega sa andsid tegelikult. Mis asja? Ma läksin õue ja džinn, anna mulle ka lonksu. No, ja siis ta võttis ja kadus. See ei olnud nii. See kõlab küll nagu Eleri. See on nagu Eleri. Aga... Martin oli purjus, ta ei mäleta. Ma muidugi ma olin. Kuulge, kas me võime need Alustame. Meil on nii palju neid, vaata. Aitäh teile kõigile, kes te reageerisite ja kirjutasite, väga bänger. Tänase päevaga kusjuures. Ja muideks kolmikpauk@gmail.com ootab jätkuvalt teie toredaid lugusid, probleeme, muresid ja eelkõike lugusid. Aitäh, Tess, võid lugeda. Me ei sega vahele, mitte kordagi. Aga mul on üks Dan pani line-up üles. Pani või? Kas me saime või? Las räägime sellest pärast. Jaa, te olete kõrvuti ka esimeses pooles, peale Popovit. Kus kohas umbes? Kõigepealt on Ardo, Johannes, Popov, siis on Martin, siis on Kauri, siis on Sten-Erik Allikas, Ott Kaarel ja Janar Kloseb esimest. Väga lahe. Ma lähen pommin täna. Väga lahe on sind kloseda või sinna followda. Okei, aga võtame siis ette kuulaja küsimused ja mured ja... Rõõmud. Ja muud teemad. Oi, pläänid on jälle juurde tulnud. Väga äge, väga vinge. Okei, seda Janari oma ei võta siis, on ju, sest et Janariga me saime ära räägitud, on ju. Teda näete... Järgmises osas näete. Oi, jah, meil on ikka päris normaalselt. Nii, ma ei tea, kas ma siin või nimesid vist ei ole vaja, need on Instagramist tulnud. Kas Martin lõpetab baka see aasta? See on, ma nägin seda, see on üks mu sõbranna ja nagu have some chill, aga ei lõpeta jah, ei lõpeta. Mul jääb lõputöö teha veel. Aga sellega on selles suhtes, oligi see, et tekkis see Saksamaa, meil oli see tuur, on ju, ja siis mul oli see Saksamaa džinni tegemine, need jäid kõik täpselt sinna kevad algusesse, kus ma oleks pidanud tegelikult lõputööd kirjutama ja siis mul oli vaja tegelikult teha teiste alkoholitootjatega intervjuusid asju, siis ma ei jõudnud selleni ja siis ma nüüd eelmine nädal käisin oma lõputöö juhendajaga rääkimas ja siis tegelikult see mängis ülihästi välja, sest ma nüüd nagu veits vahetan oma lõputöö teemat ja nüüd selle asemel, et teha
võõraste ettevõtetega intervjuusid, ma saan teha selle sama siis see toetus, mis ma praegu kirjutan, ma saan selle sama äriplaani põhjal teha nii-öelda siis juhtumi uuringu Enla Crafti Distilleri kohta. See on põnev. Ma ei pea tegema intervjuusid midagi, ma saan ainult enda ettevõtte keskse lõpude teha. Et vastus on jah, see aasta ei lõpeta, järgmine aasta kindlasti. Siis on järgmine küsimus. Kelle juuksepiir kõige kaugemal on? Ma ei tea, Martin. Mul on putsis tegelikult. Nagu... Ronib. Mul ronib rohkem. Aga mina? No, sa oled pihvrauni maa. Okay. Aga no ma arvan, et mul. Mul vist ei roni väga. Jaa, tõenäoliselt Martin vist. Ma arvan, mul jah. Mul nagu, ma olen otsustanud, et ma ei ole see vend, et kes näeb, et mul hakkab juuksepiir tagurdama ja siis ma hakkan kasvatama pikemaks. Lähed Türki. Kohe kiilakaks. Nagu läbi kõik, aitab. Ma ei hakka mingi lolli mängima, lõpetage ära. Jah. Ja kõik mehed, kes te türa arvate, et teil nagu siit on nagu, siit läigib ja siit... keegi ei kuule. Jah. Oot. Kauri pani deodoranti, et türa, see oli naljakam kui minu story praegu. Üli kõva, Türa hea on sõpradega koos podcasti teha, kui kedagi koti, Sa lihtsalt tõstsid need üles ja mina ka, onju. Mõtlesin, kumb meist haiseb. Ja siis mina. Ja siis ma reageerisin kohe juhtumile. Kiirja, Kauri. Kauri kiirreageerijad. Kui sa minu vanune oled, siis sul on samad mured. Kui ma sinu vanune olen, siis ma olen surnud. Ma olen 32, mida sa... Alles? Ma olen alles 22. Õigus, mul on meelest ära aeg-ajalt. Kui ma 22 olin, siis ma pesin hambaid korra nädalas ja deodoranti ei kasutanud üldse. Tegelikult deodorandid sisaldavad sellepärast nagu alumiiniumit ja see tekitab vähki ja tekitab paha. Ei, muidugi haiseme siis edasi. Tegelikult meestele kõige parem deodorant minu arust on, mulle kõige rohkem meeldib see Old Spice'i see pulk, vaata, mis ei ole nagu see, see sinine, vaata, mis nagu keerad alt välja ja siis viskad, mulle nagu need rullikuga pulgad ei meeldi, siis need teevad ka nagu märjaks. Ja see vanaaegne nii-öelda. Ja, see on ülihea. Ja, mulle ka meeldivad need, mis ei ole keelias, vaata, vaid on ikkagi need vanad. Mäletan, nagu olin Tallinnas, jooksime rongi peale, tunnen higist, tõmbad still fresh nagu. Old Spice. Me ehtsime endale esimese loodetava sponsori, vaata. Sõidan merihobuga. Old Spice. See reklaam. Tahate podcastis kõrvuti istuda? Old Spice. Oot, mis oli? Ükski podcaster ei saa nii hästi lõhnata. Jutt läheb haisema, sina mitte. Isegi 30 aastasena saad podcastis istuda Martini kõrval. Samas Martin vist talub suht palju seda higihaisu. Meeste hais käib üle pea, anna neile Old Spice. Ei mehe lõhk peab majas olema. Mul on mingi kompleksid, siis ma kunagi ei taha olla see, kes haiseb. Kas sul on öeldud kunagi midagi halvasti siis või see on su enda nagu alateadus? Ma ei tea, võib-olla ma ei mäleta, aga võib-olla on öeldud, aga lihtsalt seda öeldi nii ammu, et ma ei mäleta, aga see on mu alateadus ja siis ma peaks psühholoogi juurde minema, jah. Me kõik peaks nagu. Aga siis ei oleks episood nii põnevad. Mulle meeldib, ma viimati Gin Turbot, kui ma olin mingi 17. Ülibänger. Ma olin liiga noor siis, kui see oli, vaata. Ma ei jõudnud. Aga nüüd see tuli tagasi. Okei, järgmine küsimus. Aitäh teile. Mis see viimane oli? Juuksepiir. Juuksepiir. Kiilakaks ja mul ainult juuksepiir läheb kogu aeg kulmudele lähemale, ma ei tea, mis ma varsti teen. Ma pean laser... Kauril on ka monokulm ju, teadsid või? On ju. Ei, kaugelt ei ole näha, sinu oma rohkem. On ju, fuck. Sa oled kitkund või? Martin, sa oled kitkund või? Ma tulen kogu aeg kikun putsi. Päriselt? Kasvad ülikähku tagasi, tere. Issand, sa oled pede või? No... Kulm või? Kuuled. Martin katsus mu säärt praegu. Ja see oli hea. Ma varsti mõtlen, et sellest ei ole seda ei ole ammu tehtud. See kolmikpauk on varsti niimoodi, et teil pauk tuleb ära ja siis on enda auk alles. Sest et teil tuleb üksteise peale vaata pauk, vaata. Väga hea bitt. Ma ei tea, ma lihtsalt... Seda tahtsid, jah? Teed laval seda täna? Ma ei ole...
kusjuures ma ei pannud kuskile Maigile ennast täna kirja. Ma olen jumala chill. Ei pannudki taha. Pannud jaa. sa pead hakkama tööd tegema. Ma käisin eile Maigil. No. Ma katsetan. Ma teen. Ma saan rohkem Kogu aeg. Miks? Ma saan rohkem maikidel käia kui teie ju nagunii. Ma ei sa pea ohverdasid ennast meie nimel. Ma ei pea kogu aeg käima. Ma võib-olla küsin Popovet, kas ükskõik kes saab spotti, kui ma tunnen, et vajadus on, vaata. Tavai. Aga Tänni sünnipäeval ma mõtlesin, ma ei hakka alandama ennast, vaata. Jaa, ma ei hakka alandama. Oota, me läheme sinna alandama ennast. Ma ei tea. Ei, nagu ma ei taha mingi proovida tema sünnal, ma ei, nagu mingi, ja ma ei taha. Mul on nagu küsimusi asju veel, nii et ma korra vastan ära käiku. Ja siis Tess küsib, mina vastan. Aitäh, Martin. Tegelikult see küsimus ongi rohkem sulle võib-olla suunatud. Ja ma tahakski, et Martin lükka üldse eemale see mikker. Mis te arvate eksiga tagasi kokku minekust? Kauri on ekspert. See oligi mulle suunatud küsimus. Sekspert. Jaa. Ei, me olemegi eksiga koos põhimõtteliselt. Eksiga seksimine on seksiga eksimine. Lihtsalt, vaata. Aga ma olen ka eksiga kokku tagasi läinud mitu korda. Meil on eksiga väga hea suhe. Saame korra nädalas kokku. Ja ülejäänud aja me ei nussi üksteise ajusi. Ajusid. Fuck. Ma juba lootsin, et teil on üks kord nädalas saate kokku. Ja saamegi. Ja mis te teete siis? Kasvatame lapsi. Teete lapsi? Rohime aiamaad. Seda nimetatakse nüüd niimoodi või? Kallis, tule, ma rohin su aiamaad. Tule rohi minu aiamaad. Mul on kõblas ka täna kaasas. Ma arvan, et Kauri on tegelikult siuke exceptional nagu, siuke erand. Mille koha peal? Eksiga kokku minemist. Mina ei poolda seda. Mina ise ei poolda seda. Teil on lapsed ja asjad ja teie lahkuminek on ka siuke, et ei läinud nagu mingi, ma ei tea, aga see ei ole see, et keegi pettis või te lihtsalt saite aru, et teile ei meeldi üksteise. Alati ei ole see, et isegi kui lapsed on, see on hea idee nagu eksiga kokku minna. Sorry, vabandust. Ära räägi, kui Martin räägib. Ma ei tea, miks ma mõtlen, et midagi muutub. Sorry, ma mõtlesin, sorry. See on juba. Türa räägi, noh! Proovime siis olla. Ühesõnaga, küsimus oli... Ma vaatsin Kauri nägu oli. Kas küsimus sai vastatud või? Mis sa arvad eksiga kokku minekust? Ei, see me alles arutame seda. Ma mõtlen, mida mina mõtlen, on see, et kui sa saad lapse eksi, või sa saad lapse, aga siis teil lähete lahku ikkagi, see ei tähenda ikkagi seda, et see on nagu mõistlik temaga tagasi kokku minna, sellepärast, et lapsed on selle koha pealt on küll Kauril võib lapsi ka mitte olla, aga ta oleks ikkagi exceptional. Ütlesid exceptional või? Võib-olla ma kasutasin vale sõna. Nagu ta on siuke... Erand, no ongi erand, exception siis. Aga samas, vaata osade perede puhul jälle punnitatakse laste pärast. See on tegelikult palju hullem. Sest kui sa lõpuks ei saa üksteisega läbi enam üldse, sa tülitsed kogu aeg. See ei ole ju lastele hea. Ei, kindlasti. Aga me ei tülitse. Ammu ei tülitse. Ma ei saa aru, milline su naine või eks-naine on, et nagu temaga sa ei tülitsed. Äkki lähme siis... Et sa ei aja teda üldse kätte või? Ei, kui me oleme 3 päeva järjest koos. No siis. Aga seda juhtub harva. Aga point selles, miks tasub niimoodi elada, nagu ma elan, on see, et kuidas sa elad siis? Esiteks, meil oli mingi vaheperiood, kus siis temal oli mingisugune, ta oli vist mitu mingit silmarõõmu. Ja siis mul oli paar tükki siin, proovisin siit ja sealt. Kas olid armukade ka natuke või, kui tal oli keegi? Vaata armukade sa oled siis, kui sul endal parasjagu ei ole midagi, aga tal on. Aga kui teil mõlemal on, vaata siis sa ei ole armukade. Nii, aga kas sul ei olnud siis tal hetkel ka vahepeal, kui tal oli? Meil oli igasugu momente, elasime läbi. Aga kas tema oli armukade? Jaa, tema oli mingi hetk, mina olin mingi hetk. Ta oli isegi minu peale armukade, sest et Roger ajas mingit sitta, et ma panin Kauriga tattisin. Roger lihtsalt lambist ütles, kui ma tulin, siis mingid istusid üksteises üles. Aga miks ma soovitan nagu elada
sellist elu on see, et vaata, kui sul on põllumajandus, siis sul on purjetamine ja siis stand-up ja siis saad aru, et isegi nagu kui sa oma eksi poole ei vaataks ja siis sa võtaks endale mingi silmarõõmu, mul poleks never aega ega viitsimist. Sa oled mugavustsoonis lihtsalt. Sa oled väga mugavustsoonis. Ei, mitte mugavustsoonis, vaid lihtsalt nagu ma vaatan reaalselt, kui mul on maksimaalselt, kui ma võtaks mingi uue silmarõõmu. Tõstama Laura võtaksin endale silmarõõmuks, siis mul oleks nagu 2 päeva kuus. Nagu, aga see on nagu ilmselgelt vähe. Vaba aega, 2 päeva kuus. See on nagu Kauril oli see Tartu Pihv ja siis ta on nagu see, et aga ta tahab ju iga nädal kokku saada. Fucking iga nädal. Vau. Ei no reaalselt nagu lihtsalt ma olen saanud aru, et mul ei ole aega ja mul pole viitsimist. Lihtsalt naist, kes on sul kodus, vaata askeldab, vaata seal jaab omi asju ja siis tuleb tema juurde koju kaissu lihtsalt. Midagi sükst, jah. Mul on vaja sükst naist, kes nagu ei häiriks mind. Ootame kandideerimisi Kauri perenaise ei, mul on eksnaine olemas ja ei kandidaatu vastu ei võeta enam. Aga selle ekside koha pealt mina arvan lihtsalt, et tavaliselt mingi põhjus, miks lahku mindi ja nii ongi. See on nagu... Tõra, sa oled mingi 2 aastat lausa oma naisega koos on ja siis paneb mingid tarku laused sinna. Jaa, siis mul on ka nagu suhteid olnud. Ja ma ei ole nagu libastunud sinna veel, et minna mingi eksin kokku tagasi. Lihtsalt seal on mingi põhjus. Ei, no on, aga igas suhtes on mingi jama. Igas fucking suhtes. Mul on olnud 4 suhet ja 2 korral on olnud see, et ma olen eksiga kokku tagasi läinud. Vabandust, 5 on praegu, aga 2 suhet on see, kus ma olen läinud tagasi. Need on mu kõige pikemad suhted. Üks oli see, kus oli 4 aastat. Kokku lahku kogu aeg. Ja siis mis põhjus oli see, et see oli mugavustsoon. Me olime samas linnas, samad ühised sõbrad, vaata, ühised, ma ei tea, huvid, või noh, kas ma ei saa öelda, et pidutse minna, väga huvi oleks. Kokain. Ei, aga... Kes ei tee sööksed asju? Aga mugavustsoon on eelkõige üks peamisi põhjuseid. Jaa. Sa tead, mis sind ootab, vaata, seal ei ole midagi uut, sa oled nagu, ma tean täpselt, mida ta teeb, ma tean täpselt, mulle meeldib, kuidas ta nagu mingi mu põlve katsub või mulle meeldib see, kuidas ta mu käest kinni hoiab. Never ei katsu mu põlve. No, ma räägin nagu naise perspektiivi. Ma näebki rohkem Kaurit kui ta naine. Sa saate asja põhimõttest aru? Sa näed. Absoluutselt. Aga mul on natuke teised põhjused, miks... Ei, jah. See ei ole mugavustsoon, see on pigem nagu see, et sa vaatad asjale reaalselt näkku, et see on nagu kõige parem asi. Realistlik tsoon. See kõige reaalsem asi, mida praegu üldse nagu, mis on kõigile osapooltele kasulik. Yeah. Ühesõnaga vastus küsimus on see, et ärge tehke, kui te ei ole Kauri. Jah, aga kui te olete Kauri, siis tehke. Ma teen siia ühe väikse mitte küsimuse, aga väikse nagu ma ei tea, öeldi igatahes. Musid, kallid, õhupallid ja ootan teiega järgmist open mic'i. Aitäh. Sulle ka. Kes see oli? Ehtel. Ja... Ehtel on vihane juba. Ta on hea. Ta tahab podcasti. Tõsi, aga me kutsusime, ta ütles, et tal on silm. Tere, mul on ka 2 tükki. Ei, ma ütlesin talle... Tal on silm! Ma ütlesin, et me oleme lubanud ja saab, aga lihtsalt, et kui see tuur kõik läbi on ja me saame mingisuguse rotate'i, siis see saab mõelda. Ma ei teadnud, et ta nüüd on valmis tulema. Ta nagu teeb oma podcasti ka. Sa ei tea kunagi, kuna naine on valmis tulema. Ma ei saa kunagi aru. Kus see ongi nagu? Ja siis tuleb kirjutada. Ja siis vahest tulevad liiga tihti. Vau, sul on siuksed probleemid. Mida sa ajad? Mis probleemid sul veel on? Ei, see ei ole probleem. Siis on tahtsin midagi naljakat öelda, vahel nüüd on kohe Kauri, mis sa? Ma võin rääkida sellest pikemalt. Mul oli kunagi Paides üks silmarõõm. Siis, kui me eksiga olime lahus. Ja siis... Mulle meeldib see -25%. Jah. Ta ei lähe halvaks. Nii, sai Paides? Ja Paide tüdrukud, need tulevad kuradi, tunni ajaks sul Paide tüdruk võib tulla 3 korda.
kui ta tahab . kui See- on . mul on jook otsas . kas Nagu- ma tahtsin küsida, kas test tuleb raskelt? on mõned teemad , mida ma podcast'is ei aruta . see ei ole üks okei , ma siis katin selle enda osa ka välja , mis ma just nagu praegu avalikustasin . ei , see on okei , no ma mõndadel teemadel ei räägi . inimesed on ülierinevad lihtsalt ja nii ongi . osad , aga naiste sees nagu tundub pigem , et on rohkem ikkagi seda , et nagu tulevad raskelt , kui seda , et tulevad nagu kohe . aa , ei . okei , jaa . et nagu seda ma arvan . nii palju ma võin öelda . et tuled raskelt . rohkem detaile ma ei ma ei tahtnudki teada , kuidas sa tuled nagu mingi no. . jalg kaela taga , lakki tõmmatud , 3 tundi sekskiigu peal ja siis on helmeng läbi . aga Tess , kas sa U16 jalgpalluritega tuled kiiremini kui välismaa meestega ? jaa . no vot , ikkagi Eesti mees . elagu Eesti mehed . mul on midagi , ma ütlen peale podcast'i . aga sul on see sahtlis see tulemisaparaat . mis sa nagu nokid selle roti kleepsu nüüd ära või ? no jaa , mul on piinlik . ma arvan , et igal naisel , kellel on nagu keerulisem tulla , võiks olla see seal all sahtlis see sõber , kes aitab hädast välja . lihtsalt nagu see ei ole ju kellegi muu kui sinu enda jaoks parem . ei , kas ma valetan ? ma arvasin , Martin ütleb , see ei ole ju kellegi muu kui sinu enda probleem . ei , mitte probleem , aga nagu see teeb ju seda asja ju palju paremaks sinu enda . no kes nagu , mees tuleb ikka 3 sekundiga . kes tahab , kes ei taha . aga nagu noh , kui sul on see väike nagu sumisev sõber , siis see 3 sekundit on nagu rohkem nauditav . aga ei , kui kas ma valetan praegu ? ei valeta vist , ma ei tea , kommenteerige , kas Martin valetab . ei valeta ju . kõik 40-aastased heteromehed , kommenteerige , kui kiiresti teie naine tuleb . paluks , me tahaks statistikat . ja Tess mängib mingite nuppudega , aga mina katin selle välja . ma ei jäta selle sisse , siis see on täna saates , miks naised ei tule ? ostke omale vibraatorad ja te tulete kogu aeg . Kauri , palun räägi midagi . rahune maha . see ei ole , ei nagu see ei ole nii naljakas . Tess on praegu 90-ndatel lihtsalt Rootsi kaardinate taga või mis see suur kommunistlik sein meil oli , vaata , me ei räägi sellest , see on ainult pimedas kaardinate taga ja noh , nii ongi , mina ei tea noh . saad aru , noh , selle kohta on üks ilus vanasõna . nussimine pole ime , seda teevad sant ja pime . noh , onju , oleme liberaalsed . jep , okei , next question , miks sest sa kaputsi pähe panid ? Tess on piinlik . see on nagu täiesti haige lihtsalt , et mina nagu räägin kõik isiklikud asjad siin Ma podcast'is räägin ka ju. välja ja siis nagu teie nagu Mine mingi putsi, ma räägin ühe , kõike. ei Tess nagu ühe asja , mingi väikse asja ütleb siin kohe kapuuts pähe , oi ma ei taha . noh , no ära siis . Martin , ma ei ütle ise järgmine küsimus . mõtlen järgmise küsimuse või ? mis te arvate ideest langetada kütuseaktsiisi , et langetada kütusehindasid ? mine . Tess , ei , okei nüüd me räägime sellest , sest sinu jaoks on kõik liiga piinlik , onju . Tess , anna siia . see telefon anna siia ja ma räägin ise , mis on järgmine küsimus . okei , soovitus kuulajakirjade kohta , et võiks anda mingi teema ette , millest kirjutada . me oleme jõhkralt andnud teemasid . palun kirjutage , keegi ei kirjuta . nii et lähme edasi . nagu ei , noh , selles suhtes nagu teema , noh , see on ju lihtsalt mingid ägedad seigad sinu enda elust , nagu kõik inimeste elud on erinevad , see ongi just see , et pigem meid üllatada , vaata see , et Jaa. mis nagu toimub . täiesti nagu midagi sellist , random . et näed , kuulasin 5. osas , et rääkisite sellest , mul endal tuli ka meelde . jah , jaa , et kui me ise anname teema , siis tõenäoliselt me oleme selle teema juba läbi arutanud , vaata , et nagu Mhm. alati on äge kuulata , aga ongi just see , et pigem ongi see , et nagu üllata , jaa . et nagu ükskõik millest . Jipika see jääb anonüümseks ja jah , Mhm.
siis on siuke random küsimus, et mis kell on normaalne ärgata? Ma arvan, kell 10 on liiga hilja. 9 ma ütleks. No okei, kell 9 ärkada, kell 10 võid hakata väikselt juba hommikusööki sööma. See on siuke mõnus ma ise vihkan seda, et ma kaua magan. Tahaks olla hommiku inimene. Ma arvan, et ma tahaks, et ma läheks sa saad üle sellest. Ma tahaks, et ma läheks kell 7 uni ära ja ma tahaks nagu tegutsema asuda. Fucking närve jääb teile. Nagu see tuur ja kõik seega, siis sa jääb nagu selle unerežiimi nii perse, et siis magad hommikul 11-ni ja siis ülejäänud päeva sitt. Ootad lihtsalt järgmist seda ei, show'd. Nagu ma loobusin, Martin. Mina ütlen nüüd kõigile, isa ka nagu helistab mulle hommikul kell 9 ja ütleb, noh, põllumees, oled juba ärganud või? Ja ma üldse ei tunne ennast nagu halvasti, sest et minu režiim ongi see, et ma võin kella 10 hakata mõtlema, mis ma nüüd siis teen täna. Kell 11 võin hakata mingit tööd tegema. Nii, ja ma teen tööd õhtul kell 9-ni. See ongi minu režiim. Ja ma ei hakka kunagi kella 8-st 5-ni tööd tegema. Mida sa naerad? Sa oled nii purjus juba. Ei, ma naeran seda, vaata seda. See soundboard, vaata. Mul käib iga kord mõttes see, kui sa rääkima hakkad. Martin, teeme kahekesti podcastid, on lihtsalt mingis transis praegu. Selles nagu sinu jutu jätkuks, ma ütlen, nagu see on aus. Selles suhtes, kui sa suudad teha õhtul tööd. Ja, nagu, sest et ma proovisin seda, et kui ma hakkasin stand-upiga tegelema, et ma proovisin seda, et siis 2 päeva nädalas, mida sa naerad? 2 päeva nädalas, oled õnnelik, jah. 2 päeva nädalas ma siis olen selle stand-upi režiimis ja siis ülejäänud nädala ma püüan olla siis selle eeskujuliku põllumehe režiimis, on ju. Ja see ei toiminud, sest et mul oli kogu aeg paha tuju. Nagu, kui ma stand-upi tegin, siis mul läks juba õhtul kell 10 läks tuju pahaks, sest mul oli uneaeg. Kui ma tegin tööd, siis ma hommikul vihkasin ennast, tahtsin kõik ära tappa. Et siis ma sain aru, et ma pean ärkama kell 9 või kell 10. Ja siis mul ongi see üks režiim ja siis mul on kõige produktiivsem. See on väga aus point, jah, absoluutselt. Ma just ise, mul on see, et ma ei ole hommiku inimene ega õhtu inimene. Magan kaua ja õhtul tuleb maru vara toidu raisk. Minu just see, et produktiivne aeg lõpebki seal nagu 8-9. Ei, aga see ongi see, et sul on vaja ühte režiimi siis. Nagu see üks kindel režiim, et sa ei järka 8-st mitte kunagi. Aga muidugi sul kool ka, sa ei saa nii teha. See pigem on nagu see, et 11 magada, aga samas tööpäev võiks 5 läbi saada. Mul 5 alles tuleb õige energia. Siis läheb traktorist ära tramm and bass peale. Eile ka, ma olin kella mingi 10:30 jõudsin alles traktorist nagu koju. Ja issand, ma tundsin, kell oli 8 juba, 8:30 päike läks looja. Siis panin raadio põhja, mingi fuck. Elmar lõugas. Traktoril kõik tuleb põlema ja olengi üksi seal põllul. Mina, põld ja traktor ja muusika. Kas sul läks veits kõvaks ka või? Kogu aeg, mul on traktoris kogu aeg. Vaat sa tead, kus see traktoriste rapub ja mul on kogu aeg kõva. Ei, ma tean küll, jah. Absoluutselt. Mul läheb ka sinu traktori peale. No minu peale. Türa saaks äge kalender, Kauri paljalt traktori pealt nagu, ei, come on, Kauri bokserite peal poseerimas lihtsalt. Kolmikpagu kalender. Minu põld, minu traktor, minu ader. Minu eksnaine. Tahad, ma künnan sinu põld. Tahad, ma künnan. Ei, ma ostaks. Kas ma panen sinu vakku ka kartulit? Kuidas ma homme panen kartuli maha? On aeg juba. Ja, mul Lauraga asja kokku lepitud. Teelet ei pane. Laura läheb seost. Tess on munni ära. See on küll, need on kartulisordid. See on küll, jah. Tess on ka ma naine. Tere, mis te arvate, et ma taun olen või? Käige putsi. Ei, mida sa jälle saadad meid putsi? Ma pole ammu saatnud teid putsi. Kusjuures see ongi see, miks nagu need 40-aastased mehed meiega nagu kuidagi vaibivad, on see, et me oleme kõik maakad tegelikult ju. Nad vaibivad, sest meil on ka kuri naine stuudios, lihtsalt nagu täna mul ka kodus. Te saate ka sõimata või? Mina ka. Meil ongi see mitte kolmikpauk, vaid mingi maa hommik ja X kolmikpauk. Vahepeal räägime stand-upist ka, aga muidu on maa jutud.
järgmine küss. Võib-olla pähkel, aga halvim nali, mis ei ole lendu tõusnud, aga olete liialt proovinud. Mingi loll nali. Ma proovisin, esimest 2 korda sain naeru selle peale, siis proovisin mingi, et mul kodus oli kanad. Mõtlesin, et aretaks mingid munad, et kui sa praed ei pea soola juurde panema. Mõtlesin, mul rand suht ligidal. Hakkasin kanadele merevett jootma. Terve sitad surid maha. Üks jäi ellu. Kukk. Ja nüüd, siis ma mõtlesin, et kuidas kukke munema panna. Täiesti loll nali. Täiesti, loll nali. Rohkem ei tee kunagi, aga proovisin sitaks teha mingi 10 korda vist. No. Mul endal on ühe korra Tartus, mis full pommis. Nagu... Ma proovisin mingit seda änglit, et meil on need life coach'id või asjad ja siis on nad ülijaburad vaata. Et selleks, et hästi turundada, sa pead olema nähtav ja mingi siuke pask vaata. Aga see, ma ennast proovisin seda ühe päeva slow's ja mökus korraga. Ei lennanud, ainuke kord, kus ma nagu Tartu mökus olin pomminud, siis ma rohkem teinud seda lihtsalt. Aga muidu tuurisetis ma arvan, et mul on see ma ei tahaks öelda samas, et kulmuda oli, sest see on nagu bucket midagi. speech, vaata. See, kus ta ütleb, et koomikud hüppavad auto ette. See on kõige esimene, see ei ole bucket speech. Ei ole või? Seda me naerame. See on siis, kui nagu ma ütlen, et ärge vahele segage. Ärge vahele segage, et pärast koomikud hüppavad mul auto ette. Ja siis on saalis on vaikus. Ei ole ju vaikus. Ja siis Martin neelatab mikris. Me iga kord Kauriga kuulame seal, kuidas nüüd läheb. Jaa, aga see on esimene naerukoht. Mitte kunagi naeravad. Naeravad küll. Sinu peas võib-olla. Ei, päriselt naeravad. See on nagu, ma saan selle Chuckli kätte sealt. Ja siis ma teen selle 3 iPhone'iga filmimise. Ja see saab nagu suurem naera. See on hea. Okei. See iPhone'i osa. Okei, ma ei välja vastus. Lihtsalt me Backeris kuulame alati seda kohta, kus sa ütled, et mina pean vaatama, et koomik pärast trammi ette ei hüppa. Ja me kuuleme taga, et vaikus, Martin teeb pausi, neelatab. Ja siis Kauri iga kord on nagu mingi oi plää, nüüd tuleb räme pomm, publik on nii pask, vaata. Päris nii ei ole. No. Lihtsalt ma küsin, et ta mina teeb iga kord. Mina ka istunud ja amelenud oma U16 vennaga seal mökus on ja sa lisad ka juurde minu asjadele. Mitu naeru sul sinu host setis on? Lähme isiklikuks. Ei, ta on nagu, ta ei ole suur nali, ta on siuke moodi settimiseks. Jaa, see on see, et sa võtad neid pinge maha, vaatad. Lihtsalt natukene anda. Ja siis tuleb see iPhone'i osa ja siis saame pihta hakata. Ta ei ole jah, ta ei ole kunagi saanud siukse nagu ja ta saab siuke hästi, ta saab siuke pisikese. Narvas ei saanud munnigi. Lihtsalt ma tunnen, et sa ütled seda lauset niimoodi, et sa loodad, et siit tuleb naer, aga sealt ei tule kunagi naeru ja siis ma lihtsalt vaatan, et sa proovid jälle seda sama asja, et ei tule. Sa rõhutad seda, nagu see on nagu see, et me võib-olla tundub. Okay. Ta on lihtsalt siuke küpsis seal vahel. Kuule, kaitse veits mind ka, tal olid ju jalad selle kuradi U16 süles ju. Ja ta ei mäleta ei olnud seda. Süles, jalad ei olnud süles. Keel oli kurgus ja jalad ei olnud süles. Mulle meeldis kõige rohkem see, et maas nad ka ei olnud. Kus nad nagu saad aru, mis kell on ja siis nad saad aru, et see kui nad veel keppida tahavad, siis peab kohe ära minema. Põhikooli poiss peab minema homme maasikaid müüma ja neil on vaja kähku koju minna. Et jõuaks veel nagu nekkuda, mida tähendab seksuaalvahekorras olla. Ja siis neil silmad särasid, et Bolt jõuab 2 minuti ja 32 sekundi pärast. Me jõuame baarist või joogid kaasa võtta ja siis me saame minna. Kas sul on kodus või nii, sul ei ole kodus või nii, okei, võtame baarist mingi joogid kaasa. See oli tõsi too. Silmad lihtsalt suured, nagu suunurgast tatt väljas. Jaa, see oli küll jah. Boltis hakkas töö pihta juba. Kodus nad ei pannud Netflixi käima isegi. Ei pannud. Me peame aseme kõigepealt ära tegema.
Mul on üks küsimus ja siis mul on veits pikem üks ka veel. Aga aseme te peate põrandal aseme tegema, sest narivoodisse ei mahu. Ei tule aseme. Me peame kõik need plastikust, need 1, 2, 3, 4, me peame need ära korjama, mänguasjad kõik. Oota, aga sa ise ei vastanud ju seda küsimust. Mis see küsimus üldse? Halvim nali. Jah, kõigi sitem nali, jah. No ei tea, ma olen nii palju erinevaid proovinud, vaata. Sest jah, ma ise kaotan suht ruttu naljasse usu ära. Mul oli mingi ATH nali ja siis ma sain aru, et ma ei taha ATH-st enam nalja teha, vaata, ja siis see oli mu päev enne mu sünnat ja siis see ei ländinud nagu üldse, aga see oli Akadeemia kohvis ka, nii et Akadeemia kohv ei ole nagu minu publik, vaata. Mul on nagu praegu mis ma tahan uue tuuri jaoks teha, on see autismi nali. Ja see on nagu 2 varianti, kas ma saan sealt midagi kätte või see lihtsalt ikkagi pommib. Aga ma veel ei ole lootust kaotanud, ma näen taga vaeva veel. Ma teen ühe lühikese küsimuse ära, mis on minu tuttava poolt kirjutatud, siis te saate hästi-hästi ruttu sellele nagu ühe sõnaga ära vastata ja siis me saame liikuda sellele põhiasjale. Toi. Miks Tess nii numpsik on? Mis tuttav see on? Mees või nais tuttav? Naine. No siis muidugi. Ta on numpsik, sest sa oled naine. Ja sa oled Tessi fänn. Okay. Ma ei tea, lihtsalt nagu kui numpsik ta on, kui ta kogu aeg sõimab. Ma ei sõima kogu aeg. Ta on pigem feisty kui eelmine numpsik. podcast oli väga rahulik. Ta ei ole siuke nagu nunnu, siuke mingi vaiviga, ta on nagu siuke, et maja läheb põlema, kui me ei kuula vaiviga. Kui ta tahab, ta on väga nunnu. Aga sa nagu, saad aru, et sa ei ole nagu siuke pehme pihv, vaid sa oled nagu siuke nagu Heavy metal käisin sital. Pihv, jah, just. Siuke. Jah, see on õige. See on nii Tessi moodi. See on nii nunnu, ma saaks nagu rates iseloomustusi praegu. Türa! Mul kadus ID-kaart! Okei, aga kas te olete valmis meie viimaseks pikemaks siukseks see on nagu kiri lausa. Kas see küsimus, kus ma võin vetsusele käia? Ei, see on kirja moodi rohkem. Loe. Sa pead nagu kohal olemas. Jou, nii tore, et täna salvestate. Ootan teie endi emotsioone eelmise nädala merest. Käisin teid novembris vaatamas, kuulamas ühel esimestest showdest ja nüüd lõpupaugul meres ka. Ma ei ole mingi stand-up spetsialist, aga päris palju on nähtud. Teie areng laval novembrist siiani on päris suur olnud. Mega lahe oli seda näha. Ootasin, et Kauri teeks ka oma lehmapiti, millega ta Kongshow'l alustas. Seal olite ka kõik väga head. Põletavaid küsimusi hetkel polegi. Naudin teie podcasti kuulamist autosõitudel. Pange edasi. Oh yeah. Ja siis on see leek. Davai! Oot, mis ta autosõidu kohta ütles? Et ta kuulab naudib meie podcasti kuulamist autosõitudel. Okay. Ta naudib. Ma ei tea, kui palju seda karjumist on nagu nautid. Ma vastan enda osa ära ja siis ma lähen vetsu. Seda lehmapitti ei kuule mitte keegi mitte kunagi rohkem. Sellepärast, et see on minu pitt. See oli meil päev enne Janariga Tõstamaal välja mõeldud pitt, et Janar ütles, et tee midagi nii kaua, kui ma tulen lavale, sest ta tuli teises saali nurgast sõitis. Ma pidin aega täitma. Janar ütles, et tee sükke nali. See ei olnud üldse minu naligi, aga see on maru naljakas, kuigi jah, see on sükke nali, kus osad inimesed võivad ennast väga-väga ebamugavalt tunda. Kusjuures huvitav on, sest töötas Kongshow'l ülihästi. Töötas, jah. Aga showdel väga mitte. Showdel. Sa minu eest paar korda proovisid showdel ka seda teha, ei proovinud. Ei. Või open mic'idel. Oota see, et mul on kodus lehmad või? See on jube hea. Ma ei proovinud seda. 2 kohta Tõstamaal ja Kongshow'l. 2 kohta, kus ma seda tegin. Rohkem ma pole kunagi seda teinud. See eks-naine ta ema või? Jah. Kurat, ma olen siuke tunne, nagu ma oleks rohkem kuulnud seda. Mul on ka. Võib-olla sa oled open mic'idel proovinud. Ei, sa oled ükskõiges teinud küll. Olen ka. Ja tegid küll ükskord tegid ükskõiges. Ma mäletan, see oli vist uus laine vahepeal, vaata. Või oli midagi, või ma hostisin või midagi, aga ma tean, et sa oled ükskõigest teinud seda. No ühesõnaga, see ei ole minu välja mõeldud bitt ja mul ei meeldi seda teha. Kuigi see toimis, siis see on mõttetu. Mul ei ole sealt kuskil edasi minna. Aga ma täitsa usun, et
et seda arengut on näha. Sest või nagu, ma arvan, et üks peamise asja, mis muutub, on see mugavus laval olla nii-öelda. jaa. Et kuidas sa seal oled, kuidas sa liigud. Mere tegelikult ei olnud nagu siuke pärl tegelikult, mida vaadata, seal ma olin ju natuke närvis. Just see, et mul nagu see host set on alguses on nii paigas juba ja seal ma proovisin kuidagi nagu muuta seda viimase show nagu põhisemaks või midagi siukest, aga see ei tulnud nii hästi välja, nagu tahtsin, aga samas seti osas kindlasti, et see on juba ju pausid ju, noh, nagu see rütm on juba teada enam, kuidas sa ehitad, sa tead, kuna sa pausid, et kuna sa ütled kõvemini midagi, kuna sa ütled vaikselt midagi, kuna sa venitad, no mis iganes, see loksub nii hästi paika. Sa saad ju terve tuuri vältel, sa saad nagu reaktsiooni nagu sellele naljadele asjadele. Ja siis vastavalt sellele nagu oma peas sätidki neid asju. Ja siis tunned ise ennast ka mugavamalt oma naljadega juba nii. Ja nii see lähebki. Ja see on kindlasti, ma arvan, et see on tegelikult enamus, ma ei taha öelda kõigi koomikutega, aga enamus koomikutega on see, et tuuri lõpp on parem kui tuuri algus. Sest ma arvan, et osadel on ka see, et tuuri alguses see tund või mis iganes spetsial kujuneb alles välja, see järjekord kujuneb välja, et see kõik on nagu work in progress, vaata. Ja samamoodi, noh, sa ju ei tee kuskil ju mujal tundi enne kui oma spetsiali, oma show'l on. Ja siis ongi see, et sa saad selle rütmi kätte mingi aeg. Kindlasti ma arvan, mis on siuke, ei pruugi olla nagu parim show on filmimine, siis seal on alati see stress, et see peab tulema hästi välja. Et ma olen kuulnud podcast'id, et show pärast filmimist on alati fire, sa saad nagu loosey-goosey ja nagu ülifun. Et, aga ongi see, et just see kõik, mis tekitab stressi, mõjutab seda etteastet laval. Ma olin nagu filmimisel ülinärvis. Ma ka. Ja mis ma ütlen, tahan kõigile öelda seda, et video peal stand-upi vaadata ei ole mitte kunagi see sama, mis päriselt koha peal olla. Ma vaatan nagu oma setti tagantjärgi, noh, mis filmiti ja ei ole üldse see vibe, mis ruumis oli nagu. Ruumis oli oluliselt parem tunne. Siis vaatad videot nagu tõranad, mingi siuke. Aga muidu jah. Nagu Haljala ja Sindi, seda ei anna võrrelda Uuslainega absoluutselt. Ja need olid ikka. Aga minu arust Haljala ja Sindi oli ka parem kui Mere selle koha pealt. Mere oli nagu tundus veits nagu tough. Ei olnud tegelikult. Ma kartsin palju hullemat. Sest nagu koomikud on nagu öelnud seda, et Mere on raske ruum üldiselt. Ja ma tegelikult väga kartsin väga palju hullemat. Aga ma olen väga rahul. Ma olen väga rahul sellega, mis me tegime. Me oleme õnnelikud, et Levo sai PTSD-st lahti, vaata vähemalt. Me kõik võitsime midagi tobe. Poiskad, me peaks vist minema ka tegelikult. Ja mul on veits longerat juua veel ja siis lähme. Ma võin aidata sellega. Spasiba. Veerand. 25% odavam longera. Kus said? See, kus ma elan, Lembitu Konsumist. Nagu ma elan see lähedas, ma Lembitu Tartust ossin. Kas sa Rii baari teed reedele? Oled reedel Tartus või? Olen küll, ma reedel on arstile kõrvaga. Mul on nüüd see kuu aja kontroll nagu. Tuled sinna ka või? Peaks tegema küll, jah. Sest et õhtul on see... Tundub väga äge ruum. Õhtul on slow avamine ka. Grand opening. Ja, et võiks sinna minna. Ma kutsusin sind sinna ka. No, on midagi nägin, jah. Kas slow oli talvel kinni või? Jaa, aga vaata, ta ongi siuke suvekas, vaata. Et ma mõtlesin, et Kauri, kas sa ei tahaks ka Tartu tulla või? No ja ma tean, mis ma thumbnailile panen. Kauri. Oota, tehkegi podcasti niimoodi. Kuidas me oleme Martiniga mingi 10 pilti, kus me oleme üksteise kaisus. Kõige paremad pildid üldse. Ei, aga Kauri, tule ka Tartu reedel. Nagu me teeme neid pilte, kus me kõik seisame lihtsalt. Mul vaja õde elab mul ka Tartu küll ja mul on vaja talle kartuliseeme reedel ära viia, nii et ma võib-olla tulen. Aga tule ja siis lähme sinna slow avamisele. Seal hakkab ka vist, ma eeldan, suvel hakkab maike toimuma. Ja me teeme väikselt drinksid, ärgid. Ma olen ise 4 päeval Tartu juba. Homme siis. Suur puhastus. Rohkem küsimusi pandki või? Palju sa tahab, jumala palju. Ei, ülitore tegelikult, et kirjutati järgi ja julgustame ikkagi tegema kuulaja kirju ja asju. Ülegen.
ei, ma just mõtlesin, et äkki unustasime ära kellegi. ei unusta. Keegi sulle DM-idesse ei kirjutanud. Need olidki, see oligi viimane, oligi DM. Okay. Aga mina hakkan siis Tartus nüüd suur puhastus tegema. Asju on vaja ära visata. Riideid. Palju teil riideid kodus on? Liiga palju. Väikseks on riideid. Oi vittu. Mille järgi te sorteerite nagu? Ei mahu selga, läheb minema. Viskad ära siis või? Või sa nagu paned müüki või? Ei, mul on nagu garaaž, vaata. See on kaltsuks. Mul ei ole ilusaid nagu uusi riideid, mis on väiksem. Mul on nagu seal, vaata, mul on see kodusärkide sahtel, vaata. Ja kodusärke nagu, alati kogu. Kui on nagu viisakas särk läbi kantud, siis ta läheb kodusärgiks. Mul on sama tehnika. Ja, see on töösärke vaja. See on kõige ökoloogilisem. No teil on lihtne vist, teil on majad, vaata. Mul on ridakas ainult. Kõige peosärk, siis töösärk ja siis kalts. Ja. Väga aus. Mul on lihtsalt see praegu, et mul on nagu 3 kodu hetkel, vaata. Kõik põllumehed teavad, kuidas see asi käib. Ja siis nagu ma pean sorteerima, pean ülikriitiliselt üle vaatama kõik asjad, aga raske on, vaata. Tartus ei ole vanemate juures ruumi. Ei tea, mis probleem see on. Et mille järgi ma nagu sorteerin, nagu mis ma viin Tartusse vanemate. Oota. Miks vanemate juures ruumi pole? Sest neil on endalgi nii palju riideid. Meil on nagu eraldi garderoobi tuba, aga see on nagu täiesti täis ja mu paps on nagu täielik nagu horder. Ta kogub vinüülplaate. Meil on ju elutoas. Tere, Kauri, sa oled minu juures käinud? Ma olen käinud ja ma mõtlesingi, see on sitaks ruumi. Jaa, aga mu emps on niimoodi, et kui ta nagu tal on kõik välja arvutatud ruutmeetri pealt, vaata, et siin toas on ruumi, siia ei too rohkem midagi ja siis ma ei saagi. See on nii linna asi, vaata, mingi ruumi peal mõelda, vaata. Maal, viskad garaaži, viskad teise garaaži, viskad kuuri, viskad 3. kuuri pohhui. Küll mahub. Valedelt inimestelt küsisin, aga ühesõnaga mul tuleb hull suuri puhastus nüüd. Ei, tegelikult ma vihkan asju, selles mõttes, kui neid on igal pool türa meil ongi see, et kõige rohkem on, sa arvad, et sul on maja, vaata kõik ma võra, ei, mida rohkem on sul ruumi, seda rohkem paska sa ka kogud ja ikka on vähe ruumi. Sa jääb nii närvi, et nagu sa ei saa mahu lihtsalt ära fucking kuhugina. Ei mahu, jah. Seepärast mul ongi Tallinnas 2 kodu. See nagu me hakkasime distillerit ehitama, mul terve see laudaosa oli asju täis. Sul on 3 kodu. Tartu koos, jah. Aga Tallinnas on 2 kodu. Üks on lihtsalt laohoone praegu. Ühikas või? Jah. Ma käisin juukseid ka täna värvimas. Aga see laohoone on teil 2 peal või? Ei. Sul läks kaaslane ära või? Ei. Ühika kaaslane? Selles suhtes, jaa. Ei, ta on seal veel. Räägime kogu aeg su jalgpallurist ei räägi, nagu rahune maha. See on kogu aeg jalgpallur silmees või? Ei ole. Kas sa Tess vahest kuulab mind ka niimoodi nüüd, et sa ei mõtle jalgpalluri peale? Noh, mul on kahju, sa varem kuulasid mind niimoodi, et sa kuulasid päriselt. Ma kuulen, täna ma täna natuke liimist lahti lihtsalt. Ma räägin juttu ja ma näen su silmist kogu aeg U16 jalgpallurid. Ma olen lihtsalt liimist lahti täna, sellepärast, et me pidime stuudios olema kell 5, on ja Kauri ütles, et kell 5 ja siis ma olin nagu okei, kell on 16:15, ma saan väikse uinaku teha. Ja siis Kauri helistab 17:10. Tess, kus sa oled? Ma nagu, 17:05 helistasid vist. Tess, kus sa oled? Jäin nokki, ma olin jumala sügavas unefaasis ka ja siis ma veel takso peal ka, kui ma siia sõitsin, ma olin pool unes, ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub, aga te äratasite mu üles, nii et aitäh teile ja aitäh teile kuulajad, sest see oligi meie tänane kolmikpaugu episood. Jah, aitäh, et kuulasite ja ma ei tea, jälgige mind Instagramis kolmikpauk, mina Lasik Martin. Hädasti oleks followeri juurde vaja Kauri Sosi. Teeme Kauri Sosile 10 000 jälgid täis see aasta lõpuks. Ja Delikat Tessu. 200 on juba olemas. Ei, nagu ma ütlesin Janarile ja Rivole, et mul sai, mingi päev nädal tagasi sai 5 sotti täis, nad lihtsalt sülitasid mu peale, tere 500 või. Sorry. Kusjuures Kong Show'ga mul tuli mingi 4, me rääkisime sellest juba. 14 jälgid 2 päevaga. Kõik mehed. Ja Okei, ja kuule, suur aitäh, et te kuulasite ja nüüd tuleb kolmikpauk muusika teile. Ei tule. Tuleb ikka. Tuleb ikka, türa!
siin ei müüda sulle motivatsiooni, kokku tulnud on 3 homorikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki, saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on idee, me teritame seda, kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelt täiega räägime välja kõigile. Kõigile kolmikpauk. Kolmikpauk. Kõigile kõigile kolmikpauk. 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 Kõigile. Pane kõrvad valmis, mõtted juba jooksevad. Kõigile. Kolmikpauk. 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 Kolmikpauk.